Aga mul jäi üks teema pooleli, enne kui me sinna Ameerikasse läksime. Ja see oli uskliku meelevald. Ja ma tunnen nagu südames, et ma pean seda edasi rääkima, et ma ei saa seda pooleli jagu jätta. Ainult 3 korda sai räägitud sellest ja siin on tegelikult nii palju olulist veel. Ja sa võid minuga koos lahti teha Efeslaste kirja 1. peatüki. Ja 17. salmist loen. Aga sa võid ise jälgida, aga ma loen ise seda ühte minu lemmiktõlgetest, mille nimi on Passion. Kui sind huvitab, sa võid internetis seda otsida, inglise keeles on ta muidugi originaalis. Ja see tõlge ütleb niimoodi. See kõlab natuke teistmoodi, seal on mitmeid päris huvitavaid nüansse, mis ta toob välja. Ma palun et au isa, meie issanda Jeesuse Kristuse Jumal, annaks teile tarkuse, ilmutuse, vaimu, rikkuse, et te tunneksite teda üha sügavamalt läheduse kaudu. Ma palun, et Jumala valgus valgustaks teie kujutlusvõime silmad, ujutades need valgusega üle, kuni te kogete täielikku ilmutust lootusest, millest ta teid on kutsunud. Sellest Jumala hiilguse rikkusest, mille ta leiab meis oma pühades. Ma palun, et te kogeksite pidevalt Jumala väe mõõtmatut suurust, mis on teie jaoks kätte saadav usu kaudu. Siis saab teile elu kuulutuseks sellest tohutust väest, mis teie sees tegutseb. See on seesama vägi, mis avaldus siis, kui Jumal äratas Kristuse surnust ja ülendas ta kõrgeimale austusele ja ülemvõimule taevases maailmas. Ja nüüd on ta ülendatud esimeseks üle iga valitseja meelevalla valitsuse eksisteeriva jõu. Ta on auhiilguse trooni üle iga nime, mida eales kiidetakse mitte ainult selles ajastus, vaid ka tulevases. Ja ainult tema on juht ja allikas kõige jaoks, mida kogudus vajab. Jumal on pannud kõik Jeesuse Kristuse meelevalla alla ja andnud talle kõrgeima positsiooni üle kõigi teiste. Ja nüüd oleme meie, tema kogudus, tema ihu maa peal, see on see, mis täidab teda, kes ise täidetakse meie kaudu. Kiitus Jumalale. Nüüd see, kui sa vaatad ka meie tavalist tõlget, ta räägib sellest samast, et me oleme kogudusena, kus kohas? Taevalikus olukorras. Kuna Jeesus on seal ja meie oleme tema ihu, siis ka meie jalge alla on pandud kurat. Ja see on see positsioon ja koht, kus sina oled tänasel päeval. Nüüd täna ma hakkan natukene tegelema sükse teemaga, mille ma panin sükse alapealkirja ja see kõlab päris huvitavalt, see on natuke mitte väga pikk. On see, et kas sa oled võitlemas või oled seismas. Sa võib-olla oled kuulnud aeg-ajalt, kristlased on ütelnud, me oleme vaimulikus sõjas. Ja siis sa küsid, et kellega sa oled sõdimas? No ma olen kuradiga sõdimas. Nüüd vaatame täna natukene, mida piibel räägib sellest. Ja vaatame Uut Testamenti, sest et Vanas Testamendis, ütleme, see ilmutus ka kuradis olemasolust üldse, sellest ei ole eriti palju juttu. Sellest on üsna vähe. Ma ei saa öelda, et üldse ei oleks, aga väga paljud inimesed, kes ka tol ajal Jumalaga koos käisid, nad ei teadnud isegi kuradi olemasolust. Ja nüüd me näeme seesama arusaamine kuradi tegevusest ja sellest ka, missugune meie positsioon tuleb uues lepingus väga selgelt esile. Ja sellepärast me peame teadma, kus me täna oleme, missuguses positsioonis me täna oleme. Ja vaata minuga koos 2. Korintlastele 2.11. 2. Korintlastele 2.11. Ütleb, et saatan meid kavalasti ei petaks, sest tema mõtted ei ole meile teadmatud. Nüüd siin on ka jällegi hea võib-olla mõningaid teisi tõlke vahest vaadata. Laindud tõlge ütleb, et saatan ei saaks meist üle ega võtaks meilt võitu, sest me ei ole teadmatuses tema salakavalate plaanide ja kavatsuste suhtes. Kas sa märkad, ta ütleb ära huvitava asja just, ei võtaks meilt võitu. Sul on juba võit. Loen ühe kirjakoha, mida ma kasutan pärast hiljem ka. See on, kus ta mul on siin?
natuke tagantpoole otsin. See on kolosslastele kiri. Ahah, siin ta on. 2.15 ütleb, ta riisus ülemustelt ja võimudelt relvad ning tegi nad avaliku pilke alusteks, võidutsedes nende üle Kristuses. Kellest ta räägib? Kes on need ülemused ja võimud? Jälle seesama Passion tõlge ütleb niimoodi, sest siis Jeesus tegi avaliku pilke aluseks kõik pimeduse väed ja pealikud, võttes neilt ära kõik relvad ja kogu nende vaimse autoriteedi ning võimu, et meid süüdistada. Ja ristiväe kaudu juhtis Jeesus neid vangidega triumfirongkäigus. Tema ei olnud nende vang, nemad olid tema omad. Väga huvitavalt sõnastatud. Nüüd, millest ta räägib? Ta tegi avaliku pilke aluseks ja ta räägib samast võrdpildist, mis oli tol ajal väga levinud. Kui üks kuningas läks ja sõdis teise kuningaga või nii-öelda mis iganes, isegi teise riigiga, siis, ja kui ta võitis ta, siis oli see tavaline asi, et võeti sealt nii-öelda vangid ja sageli ka see kuningas sealt. Ja nagu nad tõid nad vangidena tagasi siis oma linna, siis nad olid ka mingisuguses rongkäigus ja isegi nad tegid ka sellised trekke lausa, et nad võtsid nad lausa alasti, et nad nii-öelda neid veelgi nagu alandada. Ja sellist nad seal teiste eest lasid neil läbi käia, seal olid siis võib-olla nad ahelates või nii-öelda köitega kinni pandud, kuidas iganes siis. Ja nüüd sellisel kombel neid alandati, näidati sellega, et nad on võidetud. Nüüd see on see sama, millest ta räägib kuradi suhtes. Ta on võidetud. Ja kui keegi kristlane ütleb, ma olen sõjas, ma olen sõdimas kuradiga, siis ta on tegelikult sattunud sellesse samasse kohta, nagu see kirjakoht ütles, et me ei tohiks lasta võtta seda positsiooni, mis meil on antud. Me ei ole kuradiga sõjas. Kas sa tahad nagu kuidagi tagasi tõmbuda või? Ei, me ei ole kuradiga sõjas, vaid me oleme tema võitnud. Mõni ütleb, et ka piibel ju räägib sõjast ja võitlemisest. Räägib küll. Ja otsime kirjatohad üles Uues Testamendis, kus räägitakse sõdimisest ja ka võitlemisest. Ja vaatame, mis need räägivad. Neid väga palju ei olegi tegelikult. Mõni vahest võib-olla mõtleb, et neid on nii palju. Tegelikult neid ei olegi väga palju. Need on niimoodi paras jagu, et me suudame kõik päevi vaadata. Ja läheme 2. Korintlastele 10.3. Ja see on väga oluline, et me jälgime kõiki asju, sest et kui me läheme kristlasena sellesse positsiooni, et me üritame seda võitu kuradi üle kätte saada, siis me tegelikult taganeme või oleme saanud petetud ja astume nii-öelda kohta tagasi, kus me tegelikult tänasel päeval ei ole ja unustame ära selle võidu, mis Kristus meil on andnud. 2. Korintlastele 10.3 ütleb, sest kuigi me käime lihas, ei sõdi me mitte lihaviisi järgi. Kas sa näed, et ta ütleb, et me sõdime? Nüüd paneme tähele, mille või kellega me sõdime. Ta ütleb, sest meie võitluse relvad ei ole lihalikud. Ta räägib ka võitlusest ja räägib ka võitluse relvadest, mida me kasutame. Nii. Ja mis ta ütleb, mida me neile teeme? Vaid nad on vägevad Jumala ees maha lõhkuma kindlustusi. Nüüd saame aru, tegemist on fraasiga, mis räägib ilmselgelt võrdpildina. Sest et ta ei räägi sellest, et me lähme kuskile, ma ei tea, tänasel päeval kindlustusi väga palju, võib-olla kuskil vanu on, et me lähme neid lammutama. Ta ei räägi sellest. Ta räägib võrdpiltina kindlustustest, mis me peame maha tõmbama. Nüüd, mis on omane kindlustustele tegelikult? Tol ajal eriti olid sageli linnade ümber, need olid selle jaoks, et hoida siis, ütleme, vaenlast sisse pääsemast. Samas mingis mõttes ta hoidis ka seda, et need inimesed, kes seal sees oli, ei saa ka liiga palju välja minna, et nad ei satuks ohtu. Nüüd ta räägib ka mingitest kindlustustest, mis võivad ka midagi takistada, mis võivad midagi hoida nii-öelda. Ja siis ta ütleb, pane tähele, sõnastus on väga oluline, ta läheb edasi. Mis asjad need kindlustused on? Jumala sõnas seletab sageli ise ennast väga hästi lahti. Ta ütleb, hävitades kõik mõistuse targutused. Nüüd ta toob selgelt välja, mis need kindlustused on. Ja siis ta ütleb, ja me lükkame ümber kõik kõrgistused. Nüüd see võib-olla natuke vanem eestikeelne sõna, ma loen varsti sulle ka lainut tõlke, see toob võib-olla isegi paremini välja.
Aga mitmed tõlked toovad välja ka iga uhke asi või ka kujutel. Seesama sõna kõrgistus on siis kujutel, mis tõstetakse Jumala tunnetuse vastu, võttes vangi iga mõtte Kristuse sõnakuulelikkuse alla ja olles valmis nuhtlema kõike sõnakuulmatust, kui teie sõnakuulelikkus enne on saanud täielikuks. Nüüd ma loen sulle veel ka selle lahingut tõlkes, et sa näed ka need nüansid, mis ta siin toob välja. Ta ütleb, sest et kuigi me elame lihas, olen 3. salmis uuesti, ei pea me oma sõda liha järgi ega kasuta pelgalt inimlikke relvi, sest meie sõjapidamise relvad ei ole füüsilised liha- ja vererelvad, vaid nad on vägevad Jumala ees kindlustuste ümberlükkamiseks ja hävitamiseks. Nii palju, kui me kummutame vaidlused ja teooriad ja arutlused ning iga ülbe ja kõrgi asja, mis seab end üles tõelise Jumala tunnetuse vastu ja me viime iga mõtte ja kavatsuse vangi, et see oleks kuulekas Kristusele, Messiale, võitule. Kas sa märkasid? Siin ei ole mitte sõnakestki kuradist juttu. Siin ei ole juttu ka võitlemisest kuradiga või sellest, et me üritame võitu saada kuradi üle. Siin on juttu sellest, et meie võitlus on sellega, et talitseda oma mõtteid, võtta kinni oma mõttemalle. Nüüd siis ta räägib nendest 3A, mis meil kolm sõna. Esimene neist on kindlustused, siis on mõistuse targutused ja 3. on siis ka kõrgistused või siis ka, ma tõin välja, et see on võib-olla kaasaegsemas keeles kujutelmad. Nüüd kõik need on seotud, mis asja? Mõtlemisega. Nüüd, kui me räägime sinu sõjast, siis see on kus kohas toimumas? Sinu mõtlemises on toimumas sõda. Ja me võime aru saada, et see kuskil peaks siin arvatavasti olema, eks ju. Tundub, et see on sinu ajus ikkagi see mõtlemine käib. Ma arvan, et sa kõhuga ikkagi enamasti ei mõtle väga. Ma loodan väga palju, vähemalt mitte. Nii et ta räägib sõjast. Aga kus see sõda toimub? Meie mõtlemises. Ja kuradit ei ole siin mainitud. Need kindlustused, ma tean, on vahest olnud selliseid õpetusi ja tegelikult ega ma ei saa öelda, et need on olnud, need on aeg-ajalt liikumas ka tänasel päeval. Need kindlustused ei ole linnade kohal mingisugused teemonlikud kindlustused, sest siin ei ole nendest juttu, meil ei ole õigus seda sihukest asja kindla ja paika panna. Kuigi me peame teadma seda, et Piibel räägib küll vaimudest, kes on tegutsemas nagu võiks öelda ka meie kohal atmosfääris. Füüsiliselt räägin siis. Piibel ütleb, et me oleme taevalikus olukorras kõrgemal üle kõige valitsuse võimu väe. Meie positsioon ei ole, füüsiliselt oleme siin maa peal, aga meie positsioon on nendest üle. Amen. Aga need kindlustused ei räägi millestki, mis on linnade kohal või kuskil mujal või kuratlikud kindlustused, mida peaks purustama või hävitama. Ja kui sellist tüüpi õpetust kuuled, sa võid öelda, julgelt sa ei pea hakkama kedagi paika panema, aga sellegi poolest sa pead aru saama, et see ei ole Jumala sõnast lähtunud. See on inimeste ideed ja see on seotud just sellega, et inimestel ei ole aru saamist sellest, et meil on võit olemas Kristuses. Me ei ürita seda saada. Nii, esimene kirjakoht siis, kus räägiti sõdimisest. Läheme järgmise kirjakoha juurde, kus räägitakse ka sõdimisest. Ja see on 1. Timoteuse 1:8. Need on need alad, siis, kus me peame teadma, kus on sõda toimumas. Kui keegi ütleb, et me oleme sõjas, siis on kindlasti väga oluline, et ta täpsustab. Mis alal see on? 1. Timoteuse 1:8. Ta ütleb, selle käsu ma panen su südamele, mu poeg Timoteus, vastavalt varemale sinu kohta käivale ennustustele või profeteeringutele, et sa nende varal võitleksid õilsat võitlust, omades usku ja head südametunnistust, mille mõningad on tõuganud enesest ära ja on selle tõttu usu suhtes läinud põhja nagu laev. Mulle meeldib jällegi lainut tõlget selle koha peal lugeda, ta ütleb 18, jah. 1. Timoteuse 1:18, mis ma ütlesin valesti või? 8, mul oli 18 kirjas, aga miks ma siis 8 ütlesin? 1:8, 18, mitte 8. Selle käsu ja manitsuse ma annan sulle usalduses, mu poeg Timoteus, loen lainut tõlget siis, vastavalt prohvetlikele ettekuulutustele,
mis varem sinu kohta öeldi, et nende abil neist innustatuna ja toetatuna sa võiksid pidada head võitlust. Kas sa märkad, jällegi ei ole juttu selles võitluses sõnakestki kuradist. Vaid ta räägib, et meil on võitlus, me oleme innustatud ja õhutatud ja julgustatud sellest prohvetlikust sõnast, mis meil on Jumal andnud. Ja see on ka oluline tegelikult ka sina, asjad, mis sulle on räägitud ja mis on kinnitunud sinu südames. Mis tähendab kinnitus? See tähendab seda, et kui prohvetlik sõna tuleb, siis sa ei pea kõike, nagu öeldakse, lihtsalt alla neelama, vaid Jumal räägib ka sinu vastu tänasel päeval isiklikult. Ja me näeme päris palju, näiteks see on Apostlitegude 13. peatükis ka, kui Paulus ja Siilas läkitakse sellele nii-öelda apostlikule tööle kogudusi rajama, siis öeldakse ka just, et nad tuleks eraldada sellesse tööle, milleks Püha Vaim neid oli kutsunud. Ja me näeme, et seal tuli üks prohvetlik sõna esile ja ta oli neid juba kutsunud ja see ei olnud nende jaoks uus, et nad peaksid midagi sellist tegema hakkama. See kinnitas seda, mis oli nende südames. Eriti kui me räägime väga olulistest otsustest sinu elus, siis ära lase, nagu öeldakse, kellelgi teisel öelda, mida sa pead tegema, ilma et see oleks sinu südames. Samas see on hea, et meil on kinnitus. Kui oled oma elus tegemas väga olulisi otsuseid, see on tark rääkida nende inimestega, kes on sinu üle. Nüüd, kui ütleme, kas sa minuga tuled rääkima, näiteks oled kas elukohta võib-olla isegi vahetamas või oled sa töökohta vahetamas või keegi on abiellumas või keegi on sellised väga olulisi otsuseid tegemas, siis mina ei ole see, kes ütleb sulle lõpliku sõna, sa pead seda tegema või seda ei pea seda, aga ma võin seda kinnitada, mis on sinu südames. Kui sa tead, mis on sinu südames, Piibel ütleb, seesama vaim tunnistab ühed sinu vaimu ja sul on rahu südames, et sa peaksid seda või teist tegema. Nüüd see ei peaks olema kunagi selle järgi, mis on sinu emotsioon, sest vahetevahel mõned inimesed lasevad ka võib-olla survetel, võib-olla probleemidel, sellest, et mõni asi on nagu öeldakse niivõrd nagu koormavaks muutunud ja teevad selle pärast ühe otsuse ja valiku. Nüüd, see on tarkus tegelikult mitte teha surve olukorras eriti olulisi otsuseid. On need rahalised otsused, on need mingisugused muud otsused, see ei tohiks teha surve olukorras. Inimesed, kes näiteks satuvad näiteks perekonnas, tekib tõsine konflikt oma vahel ja siis nad peavad otsuse, ma lähen minema. See ei ole õige otsus, sellises olukorras tehtud see otsus. Amen. See, et inimene on surve all või on tekkinud konflikt, ei ole õige otsuse tegemise aeg. See on koht, kus tuleb maha rahuneda, palvetada, asja anda Jumala kätte ja nii-öelda alati leida see lahendus, mis Jumal tahab anda. Amen. Nüüd, see on üks tarkus, lähme tagasi selle juurde, ma olin laiendud tõlget edasi lugema. Ta ütleb siin, et sa võiksid pidada head võitlust, 19. salmis laiendud tõlge ütleb, hoides kinni usust, sellest täielikust inimese isiksuse toetumisest Jumalale, täielikus usalduses ja kindluses ning heast puhtast südametunnistusest. Mõned, kes on oma südametunnistuse kõrvale heitnud ja selle endast tõuganud, on usu suhte osas laevaõnnetuse läbi teinud. Ehk siis teine ütleb lausa meil, et läinud põhja nagu laev. Nüüd me näeme seda, et tegelikult meil on võitlus. Ja mis see on? See on usu võitlus. Ja ka võitlus, et hoida head südametunnistust. Jällegi ei ole juttu sõnakestki kuradist. Ma tean, kunagi see ei ole veel tänasel päeval enam nii populaarne, aga on olnud kunagi selliseid kogudusi, kes ütlevad, et me oleme militaarne kogudus. Ja mõned on nii militaarsed, et lausa tulevad mingisuguse sõjavormis lausa koosolekule. Mingisuguse sõjaväevormi kuskilt ajasid välja ja tulid selles koosolekuks, me oleme militaarne kogudus. Me oleme sõjas ja just mitte lihtsalt sõjas, vaid sõjas kuradiga. Ja üks asi, siis sageli sellega käis ka kaasas selline asi nagu just karjumine või röökimine kuradi peale. Nüüd toome ühe teise võrdpildi sellega seoses. Nüüd, kui sina oled lapsevanem ja kui su lapsed ei taha harjuda, siis sageli karjumine või röökimine nende peale näitab seda, et sa ei tea, et sul on nende üle meelevald. Sa üritad seda saada. Või seda, nagu öeldakse, teostada lõpuks mingisuguse emotsionaalse või nii-öelda vahendiga. Nüüd sama aru, võib-olla me oleme igaüks mingis hetkes vahest sellega üle piiri näinud, aga sellegi poolest meil ei ole vaja karjuda. Selleks on oma meelevalda teostada või näidata.
Ja sa võib-olla võid julgelt ja jõulise häälega kuradi üle meelevalda kasutada tõesti asju välja öelda, välja kuulutada, aga see kõva häälsus ei ole see, mis annab sulle meelevalla. Amen. Ja sa ei ole üritamas seda meelevalda saada. Sa ei ürita teda võita. Sa ei ürita teda paika panna, vaid sa üritad, sa pead usus käima. Sinu võitlus on usuvõitlus. See, mis Jumal on ütelnud oma sõnas, mis ta on sinu kohta rääkinud, see on nii. Ja ma ei kirjuta alla sellele, mis kurat pakub välja. Ma ei kirjuta alla olukordadele, ma ei nõustu sellega ja ma ütlen selle julgelt välja, teades, et mul on võit Kristuses. Amen. Ja see on üks väga oluline, et me teame seda. Et me käime selles meelevallas ja me ei ole kohas, et me üritame kuradit võita. Mõtle koht, eks ju. Kiitus Jumala. Lähme veel ühe kirjakoha juurde, kus on ka lausa sõdurist juttu. Ja sõjapidamisest ka kindlasti, eks ju, mingis mõttes. 2. Timoteuse 2.3. Siin on siis jälle üks kirjakoht, kus räägitakse ka midagi sõdurist siis. Ta ütleb, kannata siis ühtlasi kurja, kui Jeesuse Kristuse õilis sõdur. Peame meeles jällegi, millest ta räägib siin. See on võrdpilt. See ei ole, nagu öeldakse, sõna sõnalt. Sa ütled, aga ma olen ju sõdur, ma olen sõjas. Sa võid olla, aga selles mõttes, millest ta räägib siin? Jällegi ei ole mainitud sõnakestki kuradist. Ta ütleb, mitte ükski, kes on sõjateenistuses, ei anna ennast peatoiduse hankimise kimpu. Muidu ta ei saa olla selle meelt mööda, kes on ta sõtta kutsunud. Kui keegi võitleb, ei saa ta võidupärga, kui ta ei võitle seaduspäraselt. Töötaja põllumees peab kõige esiti viljast osa saama. Nüüd siin on 3 võrdpilti või kuidas me tahame sümbolid, mitte sümbolid, aga ütleme võrdpilti, mida siin Paulus toob sisse. Esimene neist on sõduri võrdpilt. Ja ta ütleb, et kui inimene on sõdur, siis ta ei saa samal ajal kuskil tööl käia, et omale palka teenida ja et siis saaks elatud nii-öelda. Kas pole nii? Meil on sõdurid ei ole praegu enam kohal, aga reamees Palu, kui ta on seal sõjaväes, siis ta ei saa samal ajal kuskil tööd teha, et teeniks omale palka ja omale nii-öelda sissetulekut. Kui ta peaks vaatama, siis ma lehvitan, võib-olla ta vaatab kuskil ülekannet veel, sõites sinna sõjaväe poole. Nüüd ta ei saa seda teha, sest et ta on sõjaväes. Ja seal hoolitsedes tema eest, temale antakse süüa, antakse riided selga ja ta on sõjaväes või ta on sõjateenistuses nii-öelda. Kas pole nii? Nüüd see on see, millest ta räägib siin. Ja otseselt siin tegelikult sõdimisest kui sellisest ei ole, vaid siin on rõhuasetus see, et nagu öeldakse, Jumal on sinu varustaja, Jumal on see, kes täidab sinu vajadused, kui sa oled tema teenistuses või tema nii-öelda töös. Amen. Ta ei räägi siin niivõrd võrdpildis sellest, et kellega ta sõdimas on. Ta räägib seda, et kui keegi on sõjateenistus ja rõhuasetus on mille peal, et ta nagu öeldakse, Jumal on see, kes varustab ja ta ei saa keskenduda sellele, et nagu öeldakse, omale kuidagi sissetulekut teenida. Nüüd siit tuleb üks teine asi, ma igaks juhuks käin ka selle läbi, mida vahet vahel on õpetatud, et kui keegi on niinimetatud 5. teenistuses ehk jutlustaja, siis ta nagu ei tohiks üldse kõrvalt teha tööd. Nüüd meil on tänasel päeval Eestis ka eriti just väiksemates kohtades päris mitmeid pastoreid, kes käivad tavalisel tööl ja samas on ka koguduse pastorid. Nüüd kas see on vale? Ei, see ei ole vale. Nagu öeldakse, see peab olema, igaüks peab käima selles valguses, mis Jumal talle on andnud teha. Sa küsid, kus ma seda võin võtta. Meil on näide näiteks ka sellest, et Paulus tegi telke. Ta tegi siis tavalist tööd ja ta teenis endale siis sissetulekut sellega ja ta läks, et puudutas samas ka evangeeliumi. Ja me näeme, et ta teatud perioodides või mingites aegades tegi tavalist tööd ja mingis perioodides ta oli siis varustatud sellega, et Jumal nii-öelda täitis tema vajadused ja inimesed toetasid tema missionitööd. Nii et me ei saa öelda, et selline on jäik reegel, et kui sa oled 5. teenistus, sa ei tohi tavalist tööd teha. Vaid küsimus on selles, sa pead käima selle järgi, mis su südames on ja vahest see on kas periooditi, vahest see on lihtsalt inimesel selle töö kõrvalt, kuidas iganes Jumal selle annab.
Ideaal on kindlasti see, et kes on Jumala riigi töös, et ta ei peaks liiga palju muid tööd kõrvalt tegema, aga nagu öeldakse, kui see selles situatsioonis veel ei ole võimalik, siis ei tähenda seda, et ta teeb midagi valesti, kui ta teeb. Okei. Aga see on see, mille printsiip, mida ta toob siin välja, kui ta räägib sõdurist. Ja kui keegi ütleb, et me oleme militaarne kogudus, siis järgmine võrdpilt on siin mis asi, et kui keegi võitleb, ei saa ta võidupärga. Nüüd ta räägib tegelikult mingis mõttes nagu spordivõistlustest, kes pole nii. Siis järelikult me oleme ka sportlik kogudus, kui me oleme militaarne kogudus. Kirja kohta ütleb ju. Tuleme kõik dressides kohale. Ja me oleme spordis. Me ei ole mitte ainult sõjas, me oleme spordis. Ja kolmas, mis asi on? Töötaja põllumees peab kõige esiti viljast osa saama. Me oleme põllumeeste kogudus. Seda ma toon sulle meelega seda natuke huumoriks tehes, et tegelikult vahest inimesed võivad viia mõned asjad nagu oleks üle parda, kui nad ei jälgi seda, kuidas need võrdpildid piiblis on. Ta räägib sõjateenistusest, ta räägib ka spordi tegemisest võrdpildina ja räägib siin ka põllumehe tööst ka võrdpildina. Ja me peame aru saama, mida ta tahab sellega öelda ja sa ei saa seda tõlgitseda edasi, et sul on ainult mõte kogu aeg, et me sõdime kuradiga. Ei, sa ei ole kuradiga sõdimas. Nii, lähme edasi. Veel üks kirjakoht, kus räägitakse tülitsemisest, või mitte tülitsemisest, vaid just ka sõdimisest tegelikult. Võitlemisest. Jakobuse 4.1. Nüüd see on tegelikult meil siin eesti keeles isegi juba väga selgelt teistsuguses kontekstis, nagu, aga siiski võitlemisest räägitakse, aga küsimus on jälle kellega. Jakobus 4.1. Ta ütleb, kust tõusevad võitlemised ja kust tülid teie seas. Sa näed siis, mis laadi võitlemisest siin juttu on ja kellega siin võitlemisest on. Jällegi pole kuradist juttu. Kas mitte sealt teie himudest, mis sõdivad teie liikmetes? Te himustate, teil siiski ei ole, te tapate ja kadestate ega või midagi saavutada, te tülitsete ja sõdite, teil ei ole, sest te ei palu. Nüüd me näeme, nende seas olid võitlemised ja need olid tegelikult lihalikud võitlemised, mis olid siis konfliktid omavahel. Nüüd sellised asju ta ütleb, et see ilmselt hea asi ei ole. Ka see on jällegi võitlus, aga see ei peaks nii olema. Amen. Nüüd, mida me nägime nüüd nende erinevate võitlemiste või sõdimistega? Esimene ala oli siis võitlused sinu mõtetes. Kas pole nii? Siis teine ala oli usuvõitlus, et hoida kinni sellest sõnast, mis Jumal on sulle öelnud, mis Jumal on sulle rääkinud, meil on usuvõitlus ja et hoida ka oma puhast südametunnistust. Ja siin me näeme tegelikult, on ka üks võitlus, mida ei peaks olema, mis kahjuks tuleb ette, on võitlused inimeste vahel ja tegelikult, mis on lihalikud tegelikult. Nüüd, need on need kirjakohad, mis räägivad võitlemisest. Nüüd läheme ühe kirjakoha juurde, mis võib-olla võib mõnele inimesel tekitada nagu küsimust, et kuidas sellega siis ikkagi on. Ja see on Efesuse kirja 6. peatükis ja 10. salmis. Pane tähele neid sõnastusi. Meie eestikeelne tõlge küll on siin ühes sõnas nagu mitte kõige paremini tõlgitud, aga ma toon selle välja kohe. 60 ütleb, lõpeks mu vennad, saage vägevaks issanda tema tugevuse jõus. Ingliskeelne ütleb ka mitte saage, vaid olge. Ta räägib midagi, milles me oleme ja milles me juba tänasel päeval käima peaksime. Et olge vägevad issanda tema tugevuse jõus. Varustage endid kogu Jumala sõjavarustusega. Ta räägib sõjavarustusest ja ta ütleb, et me peaksime ennast sellega varustama. Saame aru, tegemist on võrdpildiga, eks ju. Et te suudaksite seista kuradi kavalate rünnakute vastu, ütleb meil eestikeelne. Tegelikult see sõna rünnak ei ole päris kõige paremini tõlgitud, see on tegelikult kuradi kavalate valede vastu. Nüüd, kas sa märkad, siin ei ole kirjutatud tööte sõjas kuradiga. Ta ütleb, et seista. Seista. Sa paned selle relvastuse ja sa seisad oma positsioonis. Sa jääd kindlaks sellele, mis Jumal sulle on andnud, mis Jumal sulle on rääkinud, mis Jumala sõna on ütlemas. Sa oled taevalikus olukorras, kõrgemale kõige valitsuse võimu ja väe. Kurat on võidetud ja sina seisad selles positsioonis. Ehk siis sa kinnitad oma positsioonis ja sa võitled usuvõitlust.
Ehk siis sa kuulutad välja seda, kes sa oled Kristuses, mis sa omad Kristuses, mida sa suudad Kristuses, millises positsioonis sa oled Kristuses. Mitte sa ei ürita seda saada. Väga paljud ka tegelikult just mõtlevad seda, et nagu öeldakse, isegi kui nad paluvad ja neil meeldib meie isa palve ja neil meeldib öelda, et meie isa, kes sa oled taevas. Ja seda tahaksid sinna sulgudesse juurde kirjutada ja mina väiksekene siin maa peal. Nüüd, seda ei ole sinna muuseas kirjutatud, eks sa tead seda. Nüüd, meie isa, kes sa oled taevas, on Piiblis kirjas. Aga samas ta ütleb, et meie, kes me oleme taevalikus olukorras kõrgemal üle kõige valitsuse võimu väe. Amen. Me oleme istumas selles taevalikus positsioonis ja tegelikult sina ei ole mitte alt üles vaatamas, vaid sa oled selles taevas vaatamas enda kõrvale. Nüüd sa füüsiliselt oled küll siin maa peal, jah, aga see on sinu positsioon. Sa oled Jeesuses Kristuses Jumala pojas ja sa oled tema nimel palumas ja see ei ole nagu öeldakse süke, et mina väiksekene kõlbmatu siin maa peal, vaid sina, kes oled tehtud Jumala lapseks või Jumala pojaks, nagu ta kasutab isegi sükest väljendit. Isegi ka naiste kohta tegelikult. See on, kelle lihtsalt sa pead ususse vastu võtma. Nüüd lähme tagasi. Niisiis, et seista kuradi kavalate valede vastu. Seista. Seista on see sõna. Amen. Sest meil ei ole maadlemist vere ja lihaga, vaid valitsuste ja võimudega, selle pimeduse maailma valitsejatega ja taevase aluste kurjuse vaimudega. Nüüd see sõna maadlema on siin tegelikult päris huvitav väljend ja kui sa seda hakkad uurima, või tegelikult kui sa üldse oled maadlemisega kokku puutunud või seda kõrvalt näinud, siis mis seal tegelikult on toimumas? Kui kaks inimest seal omavahel on maadlemas, siis tegelikult on ju eesmärk panna teine nii-öelda selili ja nii-öelda võtta oma positsioon tema üle. Kas pole nii? Ja siis sa nii-öelda kuulutad välja selle võidu. Mõni ütleb, et see on ka ju justkui nagu sõdimine. Me võiks seda justkui nii nimetada, aga tegelikult ta räägib väga paljus just, see algteksti sõna on selline asi nagu kõikuma, ma otsin sulle välja kohe, või edasi-tagasi kiikuma või õõtsuma. See tähendab seda just seesama, et see tähendab seda, et siin toimub üks maadlemine. Kas sina otsustad jääda sellesse positsiooni, kas otsustad jääda kindlaks sellel, kes sa oled ja see, et mul on antud võit, ma seisan Kristuses, ma olen tugev Kristuses, ma olen võitja, mitte ma ei ürita võitu saada. Sageli inimesed üritavad väga paljusid asju saada, mis tegelikult meile kuuluvad Kristuses, mitte mis me tänasel päeval nii-öelda peaks kunagi saama. Paljud inimesed mõtlevad seda, et taevas saab kõik hästi olema. Ja saab olema küll, aga Jumal tahab, et see oleks sul täna. Ja see pärand ja au rikkus pühade sees kuulub sulle siis täna, praegusel hetkel on see sinu oma juba. Amen. Ja meil tuleb seista selles, et me seda omame ja kuulutada seda välja ja julgelt mitte nõustuda kuradiga, seista vastu. See väljend ongi tegelikult mitte nõustumine just. Nii, ja vaata, ma loen edasi selle, kui ta kasutab neid võrdpilte siin. 13 salm. Sellepärast võtke kätte kõik Jumala sõjavarustused, et suudaksite vastu panna kurjal päeval ja jääda püsima, kui te kõik olete sooritanud. Siis seiske nüüd, kas sa märkad? Seiske oma positsioonis ja teie niuded olgu vöötud tõega, teil olgu seljas õiguse soomusrüü ja kingadeks jalas valmidus rahu evangeeliumi kuulutamiseks. Kõige selle juures haarake usukilp, millega te võite kustutada kõik tigedattulised nooled ja kõtke enestele pääste kiiver ja vaimu mõõk, see on Jumala sõna. Iga palve ja anumise kaudu palvetage igal ajal vaimus ning olge selleks valvel kõige püsivusega ja eest palvetega kõigi pühade eest. Nüüd tegelikult ta räägib nendest erinevatest relvastustest. Mõtled, aga neid ju kasutatakse sõjas. Aga ta kasutab väljendit seisma. Kas pole nii? Kuigi ta kasutab sõjarelvastuse võrdpilti, aga kasutab väljendit seisma. Amen. Ja need samad võrdpildid enamuses räägivad Jumala sõnast, mis peab olema ka meie mõtetes, mis pakub meie mõtlemisele kaitset, mis peaks olema ka meie suus, kui me välja räägime. Amen. Ja ta räägib tegelikult Jumala sõnast, mida me kasutame selleks, et seista. Amen. Vaatame veel, loeme veel uuesti Kolosslastele 2:15. Nüüd see on, mille me seisame ja see on sinu aluseks.
Sest sina oled Kristuses ja Piibel just ütleb ka, et me peaksime teadma, mis me omame Kristuses. Sest me omame seda, mida Jeesus on teinud ja ta on teinud seda meie jaoks ja meie eest. Ja ütleb, et ta riisus ülemustelt ja võimudelt relvad ning tegi nad avalikku pilke alusteks, võidutsedes nende üle Kristuses. Sinul on täna võit kuradi üle. Sa ei pea seda enam saavutama. Sa oled istumas. Väljend istumas tähendab seda, et sa oled kohale jõudnud, sa oled nii-öelda pandud positsioonis. Amen, positsiooni. Ka kuningas on istumas ja Piibel ütleb ka, et me peaksime valitsema oma elus kuningana. Kuningas on istumas, ta on kuulutamas välja seda, mis tema ütleb ja mis nii-öelda tema paika paneb. Ja meil on ka Jumala sõnast antud meelevald ja meie istume ja kuulutame välja, mis meile kuulub. Ja kui kurat tuleb segama, häirima, tekitama probleeme, siis me istume ja kuulutame välja, mis meile kuulub ja me ei lähe enam sõtta temaga. Amen. Ja nüüd ütleb, aga meil on vaimulik sõjapidamine. Kui me täna vaatame, kas sul on selle aluseks kirja kohta kuradiga sõdimiseks? Ei ole. Ei ole. Kas sul on praktika, et Paulus seda teeks? Ma tulin sellesse linna ja sõdisin kuradiga ja ajasin siit linnast teemonid välja ja tõmbasin kõik kindlustused siit alla. Sellised asju tehakse ja seda ei ole Piiblis. Ja ma olen vahest isegi mõelnud, kui ma olen kuulnud mõningad inimesi praktiseerimas selliseid asju, et näita mulle, kuidas Paulus seda tegi kuskil. Näita, kuidas Jeesus seda isegi tegi. Jeesus kuulutas ka konkreetselt välja, ütles, ole vait ja vaga ja ajas nad välja. Amen. Ta ei üritanud nende üle võitu saada. Ja tänasel päeval ta on selle võidu andnud meile. Sinul on antud võit Kristuses ja sinu ülesanne on seda võitu välja kuulutada, seda võitu teostada. Amen. Luuka 10:17. Me näeme, Jeesus on juba selle, nii-öelda ka selle meelevallaga nendele andnud ja see meelevald on ka sulle antud. Luuka 10:17. Siis need 70 tulid tagasi rõõmuga. Näeme, siin on Jeesuse 70 jüngrit, kes olid ka Jumala sõna kuulutamas. Ja ta ütleb, issand, ka kurjad vaimud alistuvad meile sinu nime tõttu. Ja ta ütles neile, ma nägin saatan nagu välgu taevast maha langevat, vaata, ma olen andnud teile meelevalla. Astuda madude ja skorpionite peale ja vaenlase kõige väe peale ja miski ei tee teile kahju. Loen sulle laiendatud tõlkes selle 19. salmi. Kuula hoolikalt. Ma arvan, seda on hea teha, eks ju. Ma olen andnud sulle meelevalla, mida sa nüüd omad. Mida sa nüüd omad. Amen. Tallata madusid ja skorpione ning võime kasutada meelevalda kogu vaenlase saatana väe üle ja miski ei tee sulle ühelgi viisil kahju. Sulle on see meelevald juba antud. Sa ei ürita seda saada, sa ei ürita seda võita, sa ei ürita seda nii-öelda saavutada mingil kombel. Sa oled täna selles kohas. Sul on vaja oma meelevalda rakendada. Amen. Nüüd vaatame kirjakohti, mis on tuntud, me oleme neid ka varem lugenud. Jakobus 4:6. Nüüd siin, need on need kirjakohad, kus me näeme, kuidas meil on vastutus seista vastu kuradile. Jällegi ei ole väljendit sõdida kuradiga. Jakobus 4:6 ütleb, aga ta annab veel suuremat armu. Sellepärast kiri ütleb, Jumal paneb suurelistele ehk siis uhketele vastu, aga alandlikele ta annab armu. Ma rääkisin selle sama teemaga just see alandlikkusest, alistumisest Jumalale. Ja siis ütleb, siis alistuge Jumalale, mis on sinu vastutus, mida Jumal sind ei pane tegema. Ja siis ütleb, seiske vastu kuradile. Jällegi see väljend ei ütle sõdige kuradiga, vaid seiske vastu. See tähendab seda, et sa teostad oma meelevalda, sa tead, kes sa oled, sa tead, kus positsioonis sa oled ja sa ei nõustu temaga, ei kirjuta alla sellele, mis ta pakub sulle. Seiske vastu kuradile, siis ta põgeneb teie juurest.
Need on kirjakohad, mis ma täna loen, et sa pead neid mõtisklema, sest et liiga paljudel kristlastel on just kuradi ja tema tegevuse suhtes liiga süke väikse ja viletsa ja sükse äpuhoiak, ma nimetaksin. Ja see ei ole midagi sellist, mida me oma uhkuse või oma saavutuste pärast omame, vaid see on sellepärast, et Jeesus on meile andnud selle positsiooni. Amen. Me seisame vastu kuradile ja siis ta põgeneb meie juurest. Meie seisame, mitte ei sõdi. Amen. See on väga suur erinevus tegelikult. 1. Peetruse 5:6. Jällegi räägib alandlikkusest ja ütleb niimoodi. Siis alanduge Jumala vägeva käe alla, et ta teid ülendaks omal ajal. Heitke kõik oma mure tema peale, sest tema peab hoolt teie eest. Olge kained, valvake, sest teie vastane kurat käib ümber nagu möörgaja lõukoer või lõvisis, otsides keda neelata. Tema vastu seiske kindlad usus. Kas sa märkad, siin tulebki nüüd uuesti sama välja, millest oli Timotuse kirjas juttu, et meil on usu võitlus, milles? Selles, et seista usus, mitte usu võitlus kuradiga, vaid usu võitlus, et seista usus. Tema vastu seiske kindlad usus ning teadke, et teie vendadel maailmas tuleb neid samu kannatusi täielikult kanda. Nüüd üks fraas, mis võiks meile paljudele tuttav olla, ta ütleb, aga heitke kõik oma mure tema peale. Mõni küsib, et mina ei muretse. Tead, see asi kogu aeg mul on mõttes ja see kuidagi painab mind. Sa muretsed. Kui see tuleb ju kogu aeg meelde, ma ei saa, see on ju nii raske asi. Sa muretsed. Sa ütled, mis ma teen sellega? Sa heida see asi Jumala peale. Lainut tõlge minust ütlebki, heitke üks kord ja lõplikult tema peale. Nüüd, mis tähendab heitma? See on see sama tegelikult, millest Filiplastele kiri räägib just see sama, et sa palve ja anumisega teed selle Jumalale teatavaks. Ehk siis selle koha peal, kus mingi asi tuleb meelde, mis võiks olla sulle mureallikas, mille üle võiks mõelda, kuidas saab ja kuidas on ja keeruline ja raske ja mis iganes. Ja erinevad asju võib tulla üles, mis need tahavad hakata keerlema sinu mõtetes ja hakata keerlema sind ja kuidagi sind rõhuma lausa. Siis selle koha peal, selle asemel selle üle mõtiskleda, palu selle asja pärast. Ehk siis anna see asi. Nüüd, kui sa oled ühe korra juba andnud, sa ei pea seda kogu aeg iga päev uuesti paluma. Aga sa võid lihtsalt öelda ja tunnistada, et see ongi sama sinu usutunnistus. Isa, ma palusin selle asja eest, isa, ma tänan, sina oled sellega tegelemas, ma usaldan selle asja sinu kätte, sina oled andmas varustuse, sina oled minu ravija, mis iganes see asi ka on, sina oled see, kes on selle asjaga tegelemas ja ma ei muretse sellega, sellepärast. Ja siis just sama Efese kiri räägib, või Filiplaste kiri, mitte Efese kiri, räägib, et ka ühest tänuga, lihtsalt täna Jumalat, ütle, isa, ma tänan sind, sina pead hoolt minu eest. Ta hoolitseb sinu eest, lainud, tõlge minust ütlebki just hoolikalt ja hellalt hoolitseb sinu eest. Ta hoolitseb sinu eest. Hoolitseb sinu eest. Kiitus Jumalale. Ja jällegi me näeme millest on jutt tegelikult. Sinu mõtlemisest. Nüüd see on üks väga oluline ala tegelikult, et kristlased õpivad oma mõtteid kontrollima. Nagu üks fraas, mis on minu suust päris palju kuulnud, sinu mõtted on sinu meelevallas. Ehk siis sina võid valida, mida sa mõtled või mida sa ei mõtle. Nüüd saame aru, me ei saa nagu mängida sükest mängu, et me ajame pea tühjaks. Mingid kultused isegi tegelevad sellega, et me mõtleme mingisuguse punkti peale, seina peale umbes ja mida iganes veidrusi ja teeme pea tühjaks ja mis iganes ja siis lõõgastume. Ja nüüd ära tegele veidrustega. Piibel õpetab seda, et me võtame Jumala sõna ja mõtiskleme selle üle. See ongi sinu rahuallikas. Sest et see on Jeremiia raamat, mis ütleb, et kindlameelsele. Ehk siis mitmed tõlked ütlevad ka, see on minust Jeremiia 23. peatükis vist kuskil. Kindlameelsele, ehk siis kelle mõtted on suunatud ja hoitud tema peal, ehk siis Jumala peal. Sa annad rahu. Nüüd seal on üks huvitav sõna selle kirjakoha juures, mis on shalom.
võib-olla mitmed me oleme kuulnud seda sõna isegi, aga see sõna on tegelikult palju laiema tähenduslik, kui me seda isegi teame alati. See ei ole ainult rahu. See tähendab seda, et ei ole probleeme, ei ole stressi, ei ole pinget. See on see ka, aga see räägib rahu, et sul on varustus olemas, sul ei ole millestki puudu materiaalselt. Sul on teise külje pealt, see räägib ka rahu, et sul on tervis. Sul ei ole mitte millestki puudus. Ja see on huvitav just see sama, miks eesti keeles on tõlgitud topelt rahu, sest ühest korrast ei piisa. Sest see on topelt, see on nagu oleks see, tõlked tõlgivadki täiuslik rahu. Täiuslik rahu on sinul, kui sinu mõtted on kus kohal tema peal. Ehk siis, mis tähendab tema peal? Mõni ütleb, kuidas ma tean, kui mu mõtted on Jumala peal? Piibel ütleb Johannese evangeeliumis, et sõna on Jumal. Ehk siis, kui sa mõtled tema sõna peale, sa mõtledki Jumala peale. Ja sa mõtiskled Jumala sõna üle ja see on see, mis sind hoiab rahus. Ja me peame seda lausa harjutama. Hommikul, kui sa ärkad üles, siis sul ei ole vaja oma mõtteid täita igasuguse triniträniga. Sul on vaja tegelikult sõna, mis annab sulle rahu ja mitte ainult mentaalse rahu, vaid annab sulle rahu ka tervise koha pealt, rahu ka selle kõigi poole pealt, mida sa vajad. Amen. Ja sa täidad oma mõtted sellega ja see, mille üle sa mõtled, on see, mis saab ka varem või hiljem sinu elus reaalsuseks. Mõtetel on potentsiaal asju ka luua hiljem, kui need saavad ka usus välja räägitud. Amen. Mitte ainult mõtted ise enesest ei hakka looma, mõtlen, aga siis, kui sa hakkad neid usus ka välja rääkima. Amen. Niisiis, siin ta ütles siis, et kõik mured heida tema peale ja siis ta ütleb, et alistuge Jumala, seiske vastu kuradilist, ta põgeneb teie juurest. Kiitus Jumala. Aga tegelikult me lugesin juba ühe kirjakoha tagasi. Aga lähme edasi siin veel. Üks kirjakoht veel. Ehvestele 4. peatükk, 26. salm. Vihastuge, aga ärge tehke pattu. Ärge laske päeva looja minna oma vihastuse üle ja ärge andke maad kuradile. Kas sa märkad, jällegi ei ole mainitud, et sa peaksid kuradiga sõdima. On öeldud, ärge andke maad. Laindet tõlge ütleb, ärge andke kuradile ruumi ega jalge alust, ärge jätke talle võimalust. Amen. Tähendab seda, et see on see, et sina jääd oma positsioonile kindlaks, sa jääd selle asja juurde, mis Jumal on sulle andnud, mis ta on öelnud oma sõnas ja sa ei kirjuta ühelegi asjale alla, mis tema pakub. On see siis, sa küsid, aga kuidas kurat asju pakub? See on siis Apostlitegude 10:38. Öeldakse ka rääkides Jeesusest. Tegelikult ei, ma tahan tsiteerida tegelikult Johannese evangeeliumit praegu. Johannese 10:10 on see. Et kurat ei ole tulnud muu pärast siis kui varastama, tapma ja hukkama ehk hävitama. Nüüd see on see, kuidas sa võid kvalifitseerida, et tegemist on kuradiga. Ja meil ei ole vaja alati mingit eriilmutust selle kohta. Kui sa kuskil näed, et on tegemist tapmisega, nüüd see võib olla sõna-sõnalt, see võib olla ka võrdpildina, kus üritatakse midagi nagu justkui surmata, on see siis kas või isegi inimsuhetes või midagi sellist, siis tappa, hävitada või ka tappa, varastada. Nüüd varastamine võib olla sõna-sõnalt ja see võib olla jällegi võrdpildina. Kui me räägime tervisest, siis see, kui inimene on haige, talt on midagi varastatud. Tal on varastatud rahu, tal on võib-olla varastatud tema võimekust tegutseda, töötada, mida iganes teha, vabalt ennast tunda, teda on üritatud varastada. Või siis ka hävitada või tuua hävitust. Siis kui midagi sellist sa näed, üritatakse varastada, hävitada ja tuua igat pidi ka hävingut, siis selle taga on kurat. Mõni ütleb, et ma pean kurja vaimu sealt kohe välja ajama. Ei, ta võib olla tegutsemas mingil muul kombel, võib kasutada vahest inimesi, ideid, mõtteid, asju panna, aga kurat on selle taga ja sul on meelevald selliste asjade üle. Ja sa ei pea nende asjadega nõustuma, sa ei pea nende asjadele alla kirjutama, sa ei pea lihtsalt ütlema, mis mina saan teha. Ma üritan ka kuidagi võitu saada nende üle. Ei, sa ei ürita võitu saada, sul on võit käes. Sul on võit käes. Ja miks pärast uues lepingus öeldakse, Jeesuse haavade vermeti läbi me oleme terveks saanud, see, et meil tuleb seista ja käia selles võidus, mis meil juba on. Miks ta ütleb, et tema on saanud vaeseks, et me saaksime rikkaks, me tänasel päeval käime selles võidus, et me oleme rikkad Kristuses. Amen.
sa ütled, aga mul ei ole täna seda rikkust käes kuskil. Nüüd me, kes me ei vaata nähtavale, vaid me vaatame nähtamatutele asjadele. Ehk siis me vaatame, mida Jumala sõna on ütlemas. Amen. Nüüd üks asi, mis meil on ka väga oluline, et me peame, nagu öeldakse, kui me midagi usume, siis me peame haarama ka Jumala sõnast kinni täpselt nii, nagu see on. Ja kui me kogu aeg vaatame, mõtleme selle peale, mis mul on ja mida ma näen ja mida olukorrad räägivad, siis me ei vaata tegelikult Jumala sõna peale. Sest Abraham ka, kui Jumal on talle öelnud, et sina saad paljude rahvaste isa, või ta nimetas tegelikult paljude rahvaste isaks juba siis, kui tal ei olnud last. Tal ei olnud ühtegi last sündinud ja mõlemad, tema oli ise nii vana ja selle Saara kohta ka, et tema lapsega oli surnud, füüsiliselt oli võimekus last saada, põhimõtteliselt puudus. Sellise situatsioon Jumal ütles, sa oled paljude rahvaste isa. Ja andis neile mõlematele uued nimed. Miks pärast? Sellepärast, et nad hakkaksid seda välja ütlema, mis nad on ja mis nad omavad Kristuses. Ja sellepärast ka sinul on vaja ka mitte ainult mõelda, mitte ainult arvata, mitte vaadata olukordi, vaid sul on vaja öelda seda, kes sa oled Kristuses ja mis sa omad Kristuses. Nüüd see on see sama viis, kuidas me käime usus ja kuidas me seisame vastu kuradile. See, et me võime tunda, meie olukorrad võivad öelda, Abraham võis ka käia ringi ja vaadata, mida sa räägid siin, ma olen 100 aastat vana ja mis laste taamises siin üldse juttu on ja vaata, mu naine ei ole kogu elu ühtegi last saanudki siiamaani, nüüd ta peaks veel lapse saama. Ja nüüd nagu öeldakse, aga Jumal pani tema suhu selle. Ta oskas nii-öelda kavalalt nad ära trikitada. Ja sealt teisest toast hüüab Saara, mitte Saarai enam, kui ta enne nimi oli. Paljude rahvast isa, tule siia ja tema kõrv kuuleb seda. Ja tuleb sinna. Kui mind kutsusid. Paljude rahvast isa, söök on valmis. Paljude rahvast isa ja ta kuulid seda. Ja ta pidi kõigile oma sulastele, kõigile teenijatele selgeks tegema, nüüd ma olen paljude rahvaste isast. Nende kõrv ei kuulnud Abraham, nagu meie kuuleme, vaid nende kõrv kuulis paljude rahvast isa. Nüüd siin on üks tagamõte veel korra veel tulen tagasi. Ja vahest me oleme seda rääkinud, aga vahest mõned inimesed mõtlevad, mis tähtsus seal on. Kui sinul, ütleme, tulevad lapsed või ütleme, siis ütleme, sa oled selles mõttes selles eas ja on plaanitud veel ja sa oled abielus ka muidugi ikka, siis pane oma lastele sellised nimed, mis ka Jumal annab ja millel on hea sisukas tähendus. Ja see ei ole nalja asi tegelikult. Nendel nimedel on sageli tähendused. Isegi need, mis meil on, ütleme, nii-öelda Eestis ja ütleme, kõik on mujal ka isegi levinud. Neil on sageli tähendused isegi olemas. Me ei ole lihtsalt sellega harjunud väga palju. Aga ütleme, eriti need, mis on piibli nimed, nendel on kõigil olemas väga selged tähendused. Võta aega ja uuri enne, kui sul lihtsalt paned ära. Pane lihtsalt mingi umbes, et sellel on nii tore nimi ja see kõlab nii hästi. Ja las Jumal annab sulle selle. Sest et selle lapse iseloom on sellesse nimesse sisse pandud. Ja kui sa hakkad hiljem teda kutsuma, siis see ei ole ainult nimi, vaid see on ka, kes ta on. Kui sa paneks talle möku nimeks, siis nagu öeldakse, siis ta olekski möku. Ja me võime nalja selle ümber teha, aga see on väga oluline tegelikult, kuidas me üldse ka enda ümber inimesi kutsume. Miks pärast Jumala sõnaga ütleb või räägib sellest, et me ei peaks ka kedagi inimesi just ka halvustama või isegi mõnitama või kuidagi negatiivselt nendega vastu rääkima. Miks pärast? Sest sõnad loovad reaalsusi. Ja teistpidi Jumal on loonud selle, andnud meile sõnad ja ütelnud, et me peaksime teatud asju välja rääkima. Ja Rooma kirja 4. peatükis ta ütleb ka, et ta oli just Jumala ees, kes räägib olematutest asjadest otse kui olevatest. Või siis mitmed tõlked ütlevad ka, kutsub esile sellisel viisil asju. Amen. Sina ka, sa pead hakkama kutsuma esile asju, mis tegelikult on asjad, mis kuuluvad sulle. See, et kui me räägime ka kuradiga kokku puutes, siis see on ka väga palju, sa kuulutad välja asju, mida sa tänasel päeval ei näe. Ma olen paljude rahvaste isa, siis kui nii-öelda lapsi ei olegi. Nüüd ma ei räägi enda kohta selles mõttes, seda kui ma räägin võrdpildina Abrahamist, eks ju. Nüüd sa räägid asju välja, räägid olematutest asjadest otse kui olevatest. Ma olen terve. Jeesuse haavad ja vermet läbi ja sa ei peaks tundma üldse halvasti seda öelda, kui sul isegi on mingisugused sümptomid või on mingisugune arsti poolt määratud diagnoos ja isegi kui sa kasutad ravimeid. Sa ei peaks absoluutselt tundma halvasti, aga see on nagu justkui vastuolus. Ei, see ei ole vastuolus. See on see, kes sa oled Kristuses. Sa oled terve
ja räägi julgelt seda välja hommikul, õhtul. Kui sa isegi võtad mõnda ravimit, sel ajal ütle kiitus Jumale, Jeesus on kandnud minu haigused ja tõved ja ma olen terve. Mitte ma ei ürita seda saavutada. See on see sama asi tegelikult, me räägime, kuradi töö on tegelikult ka haigused. Me ei ürita seda võitu saada tema üle. Me ei ürita, et me tahan kuidagi terveks saada ja isegi võib-olla sa köhida ja isegi sul on mingi probleem sellegi poolest, et isa, ma tänan sind, ma olen terve. Ja see ei ole ainult sõnade rääkimine, vaid see on sinu usuvõitlus. See on see, mida sa pead pidama. Amen. See, et ma seisan selle peal, ma olen terveks saanud, ma olen varustatud, minu vajadused on külluslikult täidetud. Amen. Amen. Ja see on oluline, et sa räägid neid asju välja. Me käime usus ja mitte nägemises. Olukorrad ja situatsioonid võivad olla meie ümber vägagi segased, vahest väga keerulised, isegi võib-olla probleeme tekitavad, aga sellegi poolest sina pead seisma. Sina pead võitlema seda head usuvõitlust, mitte võitlema kuradiga. Kuradiga ei ole vaja võidelda. Tema on kaotanud, sina oled rohkem kui võitja. Et mul ei ole päris täpselt tõlgitust, miks meid rohkem kui võitjaks nimetatakse. Aga sellepärast võib-olla, et Jeesus andis selle võidu ja nüüd me saime endale, ma ei tea. Aga igal me oleme võitjad ja meid ei saa võitu kunagi, vaid meil on täna võit käes kuradi üle. Meil on võit käes, meil on tervis käes, meil on jumalik varustus käes täna siin maa peal. Amen. Sa oled rikas Jeesuses Kristuses. Nagu me oleme tunnistanud koguduse kohta, kõik meie arved on makstud. Need on juba makstud, need arved ei ole isegi veel tulnud, aga need on juba makstud. Amen. Ja meil on puudu millestki ja meil on anda rohkesti välja. Isegi kui meil tänasel päeval võib-olla ei oleks seda raha füüsiliselt, aga meil on olemas usu läbi. Ja me ütleme selle välja, mis me omame Kristuses, kes me oleme Kristuses ja mis positsioonis me oleme Kristuses. Amen. See on see oluline, et sa ütled neid asju välja. Ja mitte selle peale, mul on nii vilets elukoht ja mul on nii vilets töökoht ja mul on nii vilets väike palk ja valitsus on paha ja president on paha ja see ei ole see, mis sina pead ütlema. Ütled, no kas ei ole siis paha või? Sina pead ütlema seda, mida Jumal on ütelnud. Mina palun tema eest ja mina saan elada vaikselt ja rahulikku elu. Ja Jumal võib teha ka täiesti Jumala kartmatute riigijuhtide kaudu hämmastavaid asju. Otsi piiblist, sa võid näha seda. Ka isegi Jumala kartmatute. See nagu oleks, vahest mõni mõtleb, et nüüd ma panen ühe pirni, mõne inimesele ei meeldi. Mul ei ole konkreetselt selle partei vastu midagi. Ma ei hakka ütlema oma valimishelistuse. Kõik ütleb, kui EKRE saab võimule, siis saavad Eestis kõik asjad hästi. Ei ole see garantii, kui Jumal saab oma tahte teha, siis saab olema asjad hästi. Amen. Ja ma ei ütelnud midagi, ma ei ole midagi selle partei vastu. Ma usun, et nad teevad oma osa, mis vaja on teha. Ja on teisi parteisid ja kui sina hääletasid teise poolt, sa tegid ka õieti. Kui sa hääletasid selle poolt, siis sa tegid ka õieti, mis sa tegid oma südamest tegema. Aga see konkreetne partei ei ole see, mis toob lahenduse. Amen. Ma tean, võib-olla mõnele astusin varvaste peale, et ma täpse nime ütlesin. Aga mind ei huvita. Sest vahest inimesed mõtlevad liiga palju konkreetse asja peale. Konkreetne partei ei ole see, mis lahenduse toob. Tegelikult ma ei salasta. Mina hääletasin viimastel valimistel EKRE poolt. Aga sina pidid teise poolt hääletada. Ma ei ütle, et sa järgmine pead nii tegema või see oli õige, see on vale. Me peame kuulma, mis Jumal on andnud sinule teha. Aga konkreetne partei ei ole see, mis annab sulle võidu või annab sulle garantii. Amen. See ei ole vale perekonna sees rääkida seda, mis sa oled teinud ja sa ei pea tegema oma valikuid selle järgi. Sa ei pea samamoodi tegema, nagu pastor tegi selle koha pealt, sest et selle koha pealt ei ole mul selle kirja kohta anda, sa pead tegema nagu püha vaim. Amen, on andnud sulle. Amen. Ja sa pead usus ka käima, kui sulle see minu valik ei meeldi. See ei olegi oluline, ma ei hakka selle teemaga üldse kellegiga arutama, sest et see ei ole oluline teema. Sest Jumal ei ole meid kutsunud, mind vähemalt ei ole kutsunud sellisel kujul poliitikasse minema. Amen. Ja on inimesi, kes on kutsutud poliitikasse, aga need, kes on tavaliselt viieses teenistuses, enamasti ei ole kutsutud sellesse teenistusse. Aga okei, lähme tagasi. Niisiis, lähme poliitikast kõrval, mõni inimene ei saagi mõelda Jumala sõna peale. Aga nüüd see on see teema tegelikult, et me vahetevahel meie tugipunkt on vahest just see, et nagu inimesed toovad lahenduse. Jumal on see, kes toob lahenduse. Ja Jumal võib teha oma plaani ka isegi siis, kui võivad asjad olla vägagi veidrate inimeste käes ja meelevallas. Ja Jumal pöörab asjad teistpidi ja siin ka Eestis saavad asjad teistpidi olema kindlasti. Amen.
Ja see, mis tänasel päeval, ütleme, kui me räägime poliitilisest võimust, on toimumas või on toimunud, ütleme, viimase aasta jooksul, Jumal saab need asjad ikkagi teistpidi pöörama. Amen. Ja see ei ole ainult see, et nii-öelda siis, kui sinule meeldiv asi saab võimule, et siis on kõik suurepärane. Ei, kui Jumala tahe saab teostuda ja meil peab olema tarkus sellisel kujul paluda. Amen. Amen, kiitus Jumala. Halleluuja. Lähme tagasi selle juurde, millest ma rääkisin. Meil tuleb vastu seista kuradile. Ja mida teha? Mitte sõdida temaga, vaid kuulutada välja oma positsiooni. Teada, kes sa oled Kristuses, teada, mis positsioonis sa oled. Amen. Tõuseme ülesse. Kiitus Jumalale. Amen. Halleluuja. Halleluuja. Kiitus su Isa. Isa, ma tänan sind, et sina oled hea ja sina oled andnud meile meelevalla positsiooni. Oled pannud meid taevalikku olukorda, kõrgemale kõige valitsuse, võimu ja väe ja üle iga nime. Tänu sulle, Isa, et sina oled pannud meid tänasel päeval sellesse kohta, mis sina oled meid kutsunud. Tänu sulle, Isa, et me ei ole sõdimas kuradiga. Me ei pea üritama tema üle enam võitu saada, vaid meil on tänasel päeval võit. Sina oled võidutsenud kuradi üle, Jeesus, ja andnud meile selle võidu. Ja tänasel päeval meie kuulutame välja oma võitu ja me käime usus ja me võitleme usuvõitlust ja meie võitlus on ainult selles kohas, kus me peame oma meeli talitsema. Ja Isa, me peame käima usus selles, mis sina oled juba ütelnud. Ja Isa, ma tänan sind, me oleme taevalikus olukorras, kõrgemale kõige valitsuses. Me oleme tänasel päeval õnnistatud. Me oleme tänasel päeval jõukad. Me oleme tänasel päeval terved. Ja Isa, et sinu tahe saab teostatud. Sinu tahe saab teostatud ka ja ellu viidud ka siin Eestimaal. Isa, et sinu plaanid saavad ellu viidud. Ja Isa, et me ei vaata inimeste peale. Me ei vaata hobuste ja vankrite peale, vaid me vaatame sinu peale. Et sina oled see, kes teeb oma tahte, kes teostab oma plaani ja kes teostab oma eesmärgid. Ja Isa, ma tänan sind, et sina oled helde ja armuline ja teed oma tahet. Kiitus sulle, Isa. Tänu sulle, Isa. Tänu sulle, Isa. Kiitus sulle, Isa. Tänu sulle, Isa. Kiitus sulle, Isa. Halleluuja. Kiitus sulle, Isa. Tänu sulle, Isa. Kiitus sulle, Isa. Austus sulle, Isa. Tänu sulle, Isa. Kiitus sulle, Isa. Tänu sulle, Isa. Halleluuja. Austus sulle, Isa. Halleluuja. Halleluuja. Tänu su, Isa. On üks asi südames keerlemas. Mõtlen kohe, kuidas ma selle välja toon. Jumala sõna räägib sellest, et kui tema sõna me oleme kuulnud, siis me oleme selle suhtes vastutavad. Ja ka temas ta ei saa sundida meid tegema teatud asjade järgi. Amen. Ja täna ka juba Virve rääkis sellest, et 10% kuulub Jumalale. Et me peaksime olema kümnise maksjad. Amen. Jumal ei saa sult seda nõuda. Ta ei pressi sult seda välja. Ja me ka kogudusena kunagi ei saa seda kellelgi nõuda välja. Aga see näitab meie hoiakuid Jumala asjade suhtes. See näitab seda, kas meile lähevad tema asjad korda. Ja näiteks mul on küll see praktika, ütleme, kui keegi on koguduses mingis olulises tööülesandes või mingis asjas, ma siiski vaatan, kas see inimene on kümnise maksja. Ma ei esita talle nõudmist, sa pead seda tegema taolist, aga ei, ma saan sellest teada, kas ta peab Jumala asju oluliseks või mitte. Amen. Ja kui sina oled siin koguduses käimas ja sinu jaoks kümnise maksmine Jumalale ei ole oluline, pärast seda, kui sa oled aastaid võib-olla kuulnud sellest, et Jumal on seda rääkinud, siis on asjad väga korrast ära. Amen. Ja sinu elus võivad olla väga tõsised probleemid, mis ei muutu ennem, kui sa ei tee muutust selle suhtes. Amen. Amen. See on reaalsus. Ja samas see on üks asi ka veel, kui sinul on tekkinud mingid probleemid ja sa oled kümnise maksja, siis sul on julgus seista selle peale öelda, kurat, sina ei topi oma asju minu nii-öelda ellu. Minul on töö olemas, mul on varustus olemas, mul on tervis olemas, sest ma olen maksnud künnise ja sina oled öelnud, et sina valad õnnistust, küllastuseni, nii et mul pole ruumi. Amen. Ja kui sa oled mingi keerulise probleemiga silmitsi, mingisuguse olukorraga silmitsi, mis vajab muutust, siis see on sinu kindel alus. Amen.
ja sa seisad selle peal ja ütled, isa, ma tänan sind, ma olen õnnistatud. Minu elus on tegutsemas vägi eduks ja seepärast, kurat, sa ei saa mind segada, sa ei saa probleemi minu elus tekitada. Amen. Aga kui sa ei ole kümnise maksja, siis sul ei ole mitte mingit alust selle jaoks. Amen. Ja see ei olegi küsimus selles, kas peab või kas nõutakse või kas meie koguduses sunnitakse seda. Ei, see ei ole küsimus selles. Kas sa tahad, et Jumala õnnistus võiks sun elus olla ja olukordades, kus sa oled keerukates situatsioonides, sul on kindel alus, mille peal sa võid toetada. Amen. Ja need, kes on isegi lapsed, ma saan aru, võib-olla mõnel on nii-öelda, nimetame siis seda mingi taskuraha või midagi sellist, mis see tuleb. Nüüd me ei saa, kui ma tahaks nokkida, siis me ei saa öelda, et see on päris palk, aga see ei ole paha, nagu öeldakse, Jumalat austada ka juba sellest. Amen. Jumalat austada juba sellest. Näiteks meil on üks praktika ka, kui me võiks nokkida selle ümber, aga sageli ka asjad, mis meile antakse, isegi külvatakse. Kui see on nii-öelda füüsiline asi, ei ole otseselt meis autol näiteks rattaid alt ära võtta, aga siis, kui see on materiaalne asi ja ütleme mingi ohver, siis me tahame siiski anda künnise Jumalale ja me oleme andnud neile vabaduse, et me tahame selle külvata vahest välja just ka võib-olla kohta, kus meil sügames on. Aga seesama just, see on hea, et me mõtleme selle peale, et me tahame anda kümnist Jumalale. Ja me kogudusena maksame 10. Selles mõttes see ongi seesama 10%, mis me paneme kõrvale tänasel päeval 11 juba isegi. Et me oleme otsustanud suurendada seda. Ja see on ka mingis mõttes 10 maksmine ja isegi rohkem ka andmine. Ja me jagame selle välja. See on oluline, et meil on selline mõtlemine. Me tahame anda. Ja kui sa oled lapse vanem, siis õpeta seda oma lastele. Juba väiksest peale see on oluline, isegi kui tal on mingisugune rahasumma tuleb, mis kuulub Jumalale. Anna see Jumalale. Ja mulle just meeldib, kui me seal, võime istuda korra, ma muidu lasen teile seista niisama. Kui me olime Bransonis seal konverentsil, siis seal võeti üles jällegi see, nimetavad seda siis avalikuks korjanduseks, suurem nii-öelda korjandus. Kuidas selle nimi oli see korjandus nimi? Mis iganes, erikorjandus. Nad võtsid üles korjanduse siis nende koguduse hoone võiks öelda renoveerimiseks või ümberehitamiseks. Väga kapitaalseks ümberehitamiseks eelarve 4 miljonit. Päris korralik number, kiitus Jumalale ja selles mõttes, ja et plaanis on neil osalt küljeseinad täiendada ustega, kõik toolid välja vahetada, kõik uued kaamerad, mis seal veel olid, valgustused, kõik uued. Kõik on üle 20 aasta vanad, kõik need asjad seal ja juba parasjagu nii-öelda kuskilt sellest perioodist osalt vist, kui see kunagist on kino see saal isegi olnud vist. Ja et paras kapitaalne ümberehitus teha ja nüüd selle sama umbes nädalase või 5 päevase koosolekute jooksul nad said kokku üle $3 miljoni juba sellest 4 miljonist. Kiitus Jumalale. Ja meie koguduse poolt on ka seal üks $2000 põhimõtteliselt, jah, see numbri võttes on see sees. Ja et me saame ka uskuda, mida just lõikust ka samasugustes asjades. Ka meil on uut hoonet vaja ja see saab tulema. Amen. Kiitus Jumal, ma võin ühe asja jagada veel. Vahetevahel Jumal on andnud mulle ka nägemusi näha ja eile õhtul just. Ma olin tegelikult vahetevahel mõned asjad võivad juhtuda ootamatult. Ma usun, et Jumalale meeldivad. Ja ma käisin meie saunas, olin üksinda, kuna poisid olid eri kohtades, kus on iganes olid, ja hakkasin koju sõitma ja tee peal nii-öelda autoga sõites. Äkki ma tundsin, kuidas Jumala liiolu tuli mulle ja ma võtsin igaks juhuks tee äärde, et ma kuskile mujale ei maandu. ja ma nägin mininägemust sellest, kuidas me õnnistasime sisse meie koguduse hoonet ja panime sinna seina peale just ühe sildi, mis väljendas tänu Jumalale. See on, kui sa oled näinud, meil on plaanis oma majale üks sarnane silt panna, kui sa oled näinud need saksa tüüpi maju vanasid, siis need on sageli sellised sildid, kus on kirjutatud, kas ehitatud koos Jumala armuga või tänu Jumalale või kiituseks Jumalale või sarnast on kirjutatud sinna maja seina peale pikalt. Et me panime seda silti ja õnnistasime meie koguduse hoonet sisse. Amen. Ma ei näinud täpselt kõiki möötmeid, aga see silt oli ja see sündmus oli. See on tulemas. Amen. See saab kunagi toimuma. Amen. Ja Jumal oli armuline, näitas mulle ennem seda veel nägemuse, kus me oma enda maja täpselt samamoodi õnnistasime sisse ja sinna panime ka samasuguse sildi. See saab ka valmis. Kiitus Jumala. Amen. Kiitus Jumalale, et Jumal on hea ja tema heldus kestab igavesti. Amen.
Nii et see on selles mõttes, meil vahest tuleb kinni hoida teatud asjadest ja Jumalal on plaanid, aga see on oluline, et me hoiame kinni nendest asjadest.